Nii, lugupeetud volikogu, alustame vallavolikogu järjekordse istungiga. Sel aastal siis esimest korda häädavat aastat kõigile. Ja kuna meil aasta alguses oli vähe pidulik, on meil üks sünnipäevalaps ka. Agne Leiva, palju õnne! Ei pea. Aga laul on pärast. Laul on pärast. Alustame siis päevakorra kinnitamisega ja ettepanek on siis kinnitada päevakord, mis on ka ekraanile kuvatud ja laiali saadetud. Ja panen hääletusele, kes on selle poolt. Et päevakorra projekt kinnitada päevakorrale on käega märku anda. Kõik on poolt, vastu erapoolt olla ei saa, päevakorda on kinnitatud. Esimene punkt, vallavalitsuse infominutid ja rahulikult läheb. Tervist, mulle anti kotus kätte, siin jää sellist filmipäeva esparti. Hääled võrgu ja alavalitsus ja selle aasta siis esimene volikogu. Ma toon rahalistes numbrites natuke ainult eelmise aasta lõppu. Eelmise aasta lõppu, aga sest sellel aastal veel selle kuuga pole veel midagi väga öelda, et ei ole kuu lõpunumbrid ka nagu nii teada. Ja siis eelmise aasta ma lõpetasin põhitegevuste tuludega 5 58 958, mis ei ole ka veel päris lõplik, et ikkagi viimased numbrid on tulemata ja see tähendab, et on siis nagu eelarvest planeeritud 96,85%. Et see on päris hea tulemus, et siin veel ka täieneb veel, kuna see on tekkepõhiline eelarve arvestus, siis ma arvan, et see on päris hea tulemus. Põhitegevust kulud ka veel kindlasti täienevad, aga see on siis 4 838 000 ja 91,46%. Et kõiki võib-olla siin osad investeeringud läksid edasi nagu järgmisse aastasse, et mis oli planeeritud võib-olla, mitte, kuna siin on põhitegevusest, aga põhitegevuste projektide kulud ka, et mis on pehmed kulud, kes ei tule järgmisse aastasse, võib-olla siin on selline võib-olla nagu suurem täitmise vahe. Nüüd vallavalitsus on vahepeal siis teinud või istungid ikka pidanud nädalas üks kord
ja kui nüüd siit tagasipoole, et mis teemad siis on kohapeal olnud. Puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks staatusvooru väljakuulutamine, see on ka juba siis eelmisel aastal meil ühe korra juba välja kuulutatud ja osa see on tehtud, nüüd on uus staatusvooru väljakuulutamine, raha on seal vähem kui eelmine aasta. Siis üksikute puude raieloa väljastamist, neid on päris mitmeid, on siin olnud ja ju on see, et on kutsutud ühte piirkonda see mingi puude lõikaja, siis ta on võtnud mitmest kohast ja mitme kinnistu pealt ja siis inimesed on ka nagu neid ohtlikke puid oma kinnistutelt nagu taotlenud, et raieluba anda. siis oleme andnud Lüübitsa, Sibula, Kalalaada korraldustoimkonna moodustamine ja korraldus. Kasutuslubasi päris ka mitmeid, no ma toon mõned välja, et Mineraalvee ladu, Pittena 58, Mäetäna 8A, need on siin mul välja toodud, jah, ja Jansa, Pilatova küla. Siis hooldajatoetuste määramine, hooldajatoetuse maksmise lõpetamine puudega lapse hooldajale. Selle ma tõin siia nagu spetsiaalselt välja, et kuna praegu on Sotsiaalkindlustusamet hindab, on nagu põhimõte see, et puuete andmine on nagu oluliselt keerukam kui varem või antakse oluliselt nagu madalamad puuded, kui inimesed ootavad. Näiteks just see teeb natuke meil muret ka laste osas, et me valdame isegi siin aidanud ühte vaiet koostada ja saime ikkagi lapsele puude, mis meie arvates tundus, et see on ebaloomulik, et see laps nagu seda puuet ei saanud. Ja sellest tulenevalt peab meie ka nagu enda neid otsuseid nagu kohendama, neid hoolduse otsuseid, mis ka siis nagu riik otsustab. Aga igal juhul on see, et igasuguste puuete saamine on oluliselt karmimaks läinud, et need peavad olema väga põhjendatud ja nii edasi. Siis ühekordse sotsiaaltoetuste maksmine, vallavara võõrandamine, see on siis ühe valla auto gümnaasiumile andmine tasuta. Et siis ühe auto oleme andnud muuseumile ja teise gümnaasiumile. Gümnaasiumil on üks vana õppesõiduauto, aga see sisuliselt tuleb ikkagi ära nagu lõpetada, tal ka see kasutus. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine, siis konkursikomisjone oleme moodustanud, see on ka kommunikatsiooni ja ehitusspetsialisti peale. Transpordi maksumuse hüvitamine, koduteenuste osutamine, toetuskirjas Noored Setomaale, seal oli 2017 ja 2018 aasta vooru raames kasutamata jäänud vahendite tagastamine, need on väga väikesed summad. Et inimesed nüüd alles toovad siis aruanded ja tuleb välja, et tegelikult see ehitus on näiteks mingi 100 eurot odavamaks läinud, tal ei ole nii palju kuludokumente ja siis me peame ka selle raha riigile tagasi kandma. Siis oleme kehtestanud hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra. Huvihariduse osalemisega seotud transpordikulude hüvitamine, Setopoli korraldusmeeskonna moodustamine, Meremaa kooli arengukava 2020–2025 koostamise algatamine, seal on siis kooli ettepanekul, et millistes ajagraafikus liigutakse oma arengukavaga. Setomaa valla munitsipaalkoolide õpilaskoha ja koolieelsete lasteasutuse koha ja tegevuskulude arvutusliku maksumuse kinnitamine, see puudutab just ka teisi omavalitsusi, et meil on siis kinnitatud koolide ja lasteaedade ja need kohtade maksumused. Korraldatud jäätmeveost vabastamine, osaline vabastamine, no need on põhjalikult ka laua peal arutelud. Ja üks võib-olla, mis nagu puudutab ka kohtu valda päris nagu tõsiselt, me oleme Setomaa haldusele teinud Setomaa valla veevarustuse ehituse ärajuhtimise hinna kooskõlastamine. Setomaa haldus on suhteliselt põhjaliku taotlusega ja
kui nüüd nagu öelda, et millised piirkonnad kõige rohkem siin võib-olla siis, millised piirkonnast kõige rohkem tõus on, siis see on selgelt Värska piirkonnas. Ja minu meelest Mikitamäe piirkonna reovesi läks isegi natuke odavamaks, et nüüd on nagu kehtestamisel nagu uus ja see ja vallavalitsus ei olnud nagu nõus sellega, et vähendas isegi siis vee hinda, et sellega, et haldusele oli planeeritud investeering siis kaugloetavate arvestite osas kõik ühe aasta peale. Me tõmbasime selle investeeringu ka 3 aasta kuludesse ja osaga nagu enda meil katta. Ja praegu oli ka juba ajalehes need haldusel need planeeritavad vee ja kanali hinnad. Siis veel ehitustes teeb praegu ka sadamaehitus, Petsermaa monumendi ehitus, mida vald nagu haldab, aga seda tegelikult raha on siis seda kultuuriseltsil, aga vald aitab seda ja nagu ehituse tellija poolne esindaja. Siis Mikitamäe majandusruumid on valmis, viimased paberid koondatakse ja tehakse. Siis ühistranspordikeskusega oli siin arutelu bussiliinide osas, kus ka volikogu esimees siin osales. Peamine teema, et see ühe bussiliini ümber nihutame pikemaks natukene, ja teine oli toodi ka infot tegelikult, et just need liinid, mis tegelikult nüüd Setomaa piiri või nagu ühest Setomaa otsast teise panime tööle, need tegelikult töötavad väga hästi, sõiteid on, mis just vallasoovid olid, siis nüüd, mis nagu ka oli ühistranspordikeskus, loomulikult ka vallasoov, et maakonnakeskusega just Värska Võru vaheline ja sealt siis, kuidas ta siis läheb üle Orava põhimõtteliselt need liinid, siis seda inimesed väga üles pole leidnud, sellega sõidetakse vähe. Värska poolt liigutakse ikkagi sinna Räpina suunda ja Põlva suunda. Nii et seal tuleb võib-olla millisel hetkel mingi korrigeerimine või ühistranspordikeskuse poolne ka ettepanek. Aga nad on nagu oodatud kõikide nagu ettepanekute ees. Siin Kuningriigi koosolekud on kohtutud Elektrilevi ja Päästeametiga seoses siin ka natuke selle kriisijärgne ja nii edasi. Külavanemate koosolek on siis uued töötajad Meremäe piirkonnas on tagasi meil endine Katre Timmer, sotsiaalspetsialist ja vallavalitsuses tuleb natukene nagu me otsime ehitusspetsialisti, kes eeldatavalt järgmine nädal tuleb tööle täiskohaga ja meil muutub nii, et praeguse plaani järgi kõik siis arendusspetsialist jääb ajutiselt perioodiks tööle 0,6 ametikohaga enda soovil ja siis meil jääb tegelikult praegune ka ehitusspetsialist 0,4-ga nagu, et 3 inimesega katame 2 ametikohta. Ja siis kommunikatsioonispetsialisti konkurss ka on läbi viidud, ta oma tagasisidet peaks homseks nagu andma, et võib-olla saame täidetud, aga võib-olla ka nii. Nii, minu poolt nagu kõik. Aitäh, kas vallavanemale on küsimusi? Oleg. Soodusviinsaage kohta, oskad sa ütelda, mille venelased nii tegid ja kas see asjad tegeleb, et vanaviisi saaks üldse kohalikud aastase viisa, et see ühekordne viisa on täitsa jama kohalikule. Tead, see on selles mõttes nagu tõsine teema, sellega on tegelenud Setomaa liit ka päris palju, meil on ka
siis Pihkva konsul Triin Parts. Me oleme ka kohtunud siin volikogu esimees Ülemsoolska ka konsuliga ja see teema on keeruline ja meile tundub praegu ja me ei saa midagi väga sellega teha, et need pikaaegsed soodustatud või tasuta viisad, nende aeg, neid keeratakse kogu aeg ainult kinni, neid võib-olla üldse kunagi ühel hetkel Venemaa ütlebki, et see lõpeb. Eesti pool tahab väga, aga siin on nüüd me Setomaa poolt on teinud nagu sellised nagu ettepanekud või mida nagu tuleks tõsiselt kaaluda. Üks on siis 30 kilomeetrist piiriületuse nagu lihtsustatud korra avamine, see on tegelikult Lätis ja Poolas ja veel kuskil kasutuses, et tegelikult selline võimalus on olemas, sellele on vastu hästi meie julgeolekuametnikud. Siis teine on, venelased on andnud meile natuke infot või nagu öelnud seda edasi, et nad tahaksid Pihkva oblastile laiendada seda elektroonilist viisat, mis saab taotleda sisuliselt tasuta ja 3 päevaga, mis praegu Peterburis toimub. Eestlased, kui sa lähed Peterburi, siis saaks tegelikult elektroonilise viisa taotleda ja kohe saab. Ja see on öeldud, et nad väga tahavad, et Pihkva oblast oleks sellega kaetud. Ja siis nüüd ka kui asjatundjate komisjon on nagu planeeritud märtsi lõpus kokku tulla, siis seal ka veel nagu ühe teemana need kompensatsiooniviisad, mida kompenseeritakse viisad, et nende hulk on kasvanud ja äkki annab sinna siis mingi tingimusi veel hoopis suurendada, et kompensatsiooni saaksid ka seal näiteks laual käia või need piiriäärsed nagu elanikud. Et Vene poole survel hetkel on tasuta viisade väljaandmine oluliselt vähenenud ja meie ei saa sinna väga midagi teha. Aga nendel veel räägib. Aitäh, kas Felix tuleb küsimus? See mulle ei ole. Rohkem küsimusi ma ei näe, aitäh. Sellega päevakorrapunkti menetlemine lõppenud. Järgmine päevakorrapunkt on Setomaa valla sümbolid. Ettekandeks on Raul Kirve. Siis on ettepanek kinnitada Setomaa valla tähendab siis Setomaa valla sümbolid, Setomaa valla lipp ja Setomaa valla vapp. Setomaa valla vapiga oleme siis nii palju nagu jõudnud, et me oleme ka seal heraldika komisjonis saanud kooskõlastuse siin pool nädalat tagasi. Seda me koos siis ka arutasime. Ja sellises siis sõnastuses, et neid ei huvita väga seal igasugused need mustrid ja neil on sümbolid, need kõige tähtsamad. Ja praegu selle vapi me oli kultuurikomisjoni esimees ja selline see vapp nüüd on. Ja lipu osas meile siis kooskõlastust ei anta, sest see selline Seto lipp heraldika nõuetele ei allu ja nii oleks nagu siis ettepanek, et kinnitada valla sümboli, see vapp ja siis see lipp. Aitäh, kaasettekandeks sõna Agne Leimale. Komisjon on arutanud ja toetab üksmeelselt seda määruse eelnõud ja see ettepanek määrus vastu. Aitäh, kas ettekandjatele on küsimusi? Küsimusi, jah. Ma küsin, et korraks, see on kuskil öeldud küll, aga lipu, miks siis selle komisjoni toetab, mis need seal olid? Seal on esiteks on juba rohkem värve lubatud, mis on nagu vapil lubatud, siis need
ta peab olema noh, selline kriibu-krabu ja see muster lihtsalt ei sobi, ei lähe heraldika nõuetega kokku. Ja noh, nad ütlevad, et lihtsustage siis niinimetatud, tehke need riskid või lihtsustage neid, seda lipumustreid. noh, selles mõttes, et me püüdsime küll ka, see oli juba peaaegu aasta tagasi, kui selgitada, et me kindlasti ei muuda välja kujunenud lipu nagu ja lipu proportsioon on ka veel, peaks olema teistes mõõtmetesse. Ja noh, ma näen nagu, et kellelgi Setomaal ei ole huvi mingi lihtsustatud lippu teha sellest mustrist. päris pole. jah, et mis nagu allub heraldika nõuetele. Üldjuhul need lipud on ju samasugused nagu vapid, niisugune noh, suur lainetus ühelt poolt teisele poole. nii, kas on veel küsimusi? Ei ole. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove, muudatusettepanekuid? Ei ole. Volikogu, lähme otsuse määruse hääletuse juurde. Kes on selle poolt, et vastu võtta Setomaa vallavolikogu määrus Setomaa valla sümboli? Kes on selle ettepaneku poolt? Palun käega märku anda. Nii, kõik on poolt, vastu, erapooletud olla ei saa, 14 poolt häältega määrus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Setomaa valla 2020. aasta eelarve teine lugemine ja vastuvõtmine. Ettekandeks sõna Leia Häälele. volikogu liikmed, vallavalitsusliikmed, külalised, et valla eelarve teine lugemine on siis hetkel käsil ja peale esimest lugemist on siis laekunud rida muudatusi. Oli põhimõtteliselt 3 muudatuste tegijat, vallavalitsus, siis haridus- ja spordikomisjon ja majanduskomisjon. Kõige suuremad või kõige rohkem muudatusi esitas siis vallavalitsus, põhimõtteliselt 53 muudatusettepanekut. Ja need ettepanekud on teil hetkel siia tahvlile kuvatud, et lisa 2 puudutab siis põhitegevustulusid. Põhitegevustuludes on toimunud muudatused enamuses siis toetusfondiga puutuvad summad, mis on siis vähenemised ja suurenemised. Samuti on siis tasandusfondi vähenemine ja põhitegevusse on lisatud ka siis Eesti Kultuurkapitalilt laekunud toetused, mis on juba hetkel ka reaalselt laekunud, nii Kultuuriministeeriumi toetus, mis tuli muuseumile, on ka siis pisut suurem, kui oli meil esialgses eelarveprojektis. Ma tõenäoliselt ei hakka neid summasid nüüd ridade viisi ette lugema, aga kui on soovi, siis ma võin seda muidugi teha. Ei soovi. Põhitegevuse tuludes kokku siis vallavalitsuse poolt on siis vähenemine ja see vähenemine on siis 758 euro ulatuses. Lisa 3 puudutab põhitegevuse kulusid. Lisas on muudetud siis tasandus- ja toetusfondiga seotud summasid. Lisatud on siis ületulevad rahad, kus on jäägid olnud nagu toimetulekutoetus ja asendushooldustoetus. Lisatud on ka Eesti Kultuurkapitalilt saadud rahad, samuti on täiendavalt lisatud siia Võrumaa omavalitsuste liidu liikmemaksu summa 1000 eurot, siis Centneri baasfinantseering 3500, mille kohta on ka vallavolikogu otsuse võtnud augustis vastu. Suurendatud on ka arendusprojektide eelarvet liiderprojekti omaosaluse summa ulatuses 1636 eurot. Lisaks on suurendatud Värska gümnaasiumi eelarvet mootorsõidukijuhi koolituse läbiviimiseks 1340 eurot. Lisatud on ka siis aasta lõpus laekunud sihtotstarbelised toetused muusikakoolile ja vähendatud on siis
lasteaia eelarvet kärskas 1000 eurot, koolitranspordi eelarvet 3000 eurot, Meremäe kooli eelarvet 1000 eurot ja Mikitamäe kooli eelarvet 1000 eurot. Ja kokku on siis põhitegevuse kulusid vallavalitsuse ettepanekuga suurendatud 22 180 eurot. Lisa 4 puudutab siis investeerimistegevust, nii tulusid kui kulusid. Investeerimistegevuses on vallavalitsuse ettepanekul suurendatud siis mõningaid investeeringuridasid. Et kui investeeringute kavas oli meil päris palju objekte 5000 euroga, siis nüüd on lisatud paljudele juurde 1000 eurot käibemaksusumma osa. Siis on vähendatud maakorralduse investeeringute eelarvet 3000 euro võrra ja see 3000 eurot on siis lisatud Meremäe kooli õueala investeeringute summale. Samuti on lisatud siia ka Noored Setomaale ja hajaasustusprogrammi nii tulud kui kulud, mis on tulnud siis varasemate projektide summad üle sellesse aastasse. Ja lisatud on ka Värska gümnaasiumi katuseraha 5000 eurot, mis siis saadi koolimaja sööklale inventari soetamiseks ning samuti ka siis omaosaluse summa 2400 eurot. Ja kokku siis investeerimistegevus suureneb 61 874 eurot, millest siis tulud, investeerimistegevuse tulud suurenevad 58 304 eurot ja investeerimistegevuse kulud 120 178 eurot. Ja et need muudatused eelarve oleks tasakaalus, siis on ettepanek ka suurendada likviidsete varade muutus, et see on siis 84 812 eurot. Need oleks siis vallavalitsuse poolsed ettepanekud. Kõik jah? Jah, vallavalitsuse. Aitäh. Kaasettekandeks sõna komisjoni esimehele ja Sarnale. Aitäh. Komisjon on jah kokku neid 63 muudatusettepanekut menetlenud ja see osa, mis siin teie ette kandis, selles osas komisjonil teistlaadset arvamust ei olnud, kui oli vallavalitsuse poolt tulnud. Ja nii nagu Leia eelnevalt ütles, et need ei ole olnud siis ainukesed muudatusettepanekud eelarves, aga võib-olla teeksime siis praegu taoliselt Leia kannab ka teiste komisjonide poolt tehtud muudatusettepanekud ette või? Soovib, et ma arvasin, et Leia kannab kõik ära. Okei. Siis on haridus- ja spordikomisjoni ettepanek, kokku 8 ettepanekut, millest siis osad on tähelepanu juhtimised. Et esimene oli siis, et juhiti tähelepanu, et seletuskirjas on eksitav selgitus või sõnastus, et toetusfond on sihtotstarbeline toetus. Tegelikult on toetusfondist saadav raha saadav toetus ja siis vallavalitsus arvas või tähendab, need teinud oma ettepaneku, et siis asendada seletuskirjas mitte sihtotstarbeline toetus saadava toetusega. Siis teine ettepanek oli, et seletuskirjas on ühe tunnuskoodi all jällegi muusikakool ja huvitegevus ja komisjoni ettepanek oli näidata neid eraldi tunnuskoodidega ja lisaks siis ettepanek, et üldse see hariduse plokist ära tõsta noorsootöö valdkonna alla. Vallavalitsus oma ettepaneku või selles ettepanekuga nõus ei ole. Vabariigi valitsuse poolt saadava toetuse kontole kehtib alates 2013. aastast tegevusala koodi nõue ja Rahandusministeeriumi kodulehel oleva tasandus- ja toetusfondi jaotuse tabelis on siis selle huvitegevuse raha jaotuse tegevusalaks määratud 09510, mis on sama nagu muusikakoolil. Ja lisaks oli
kirjas ka, et seletuskirjas ei ole toodud eraldi ära muusikakool ja huvitegevus, siis see on täiesti olemas, muusikakool on koolide tabelis ja tabeli all oli eraldi toodud ka huvitegevus. Kolmas ettepanek oli muuta investeeringute tabelis Meremäe kooli fassaadi rekonstrueerimine ja õueala väljaarendamine sõnastust, et jätta välja sõna koolimaja fassaadi rekonstrueerimine ja jätta ainult alles Meremäe kooli õueala väljaarendamine. Põhimõtteliselt vallavalitsus on sellega nõus, aga sama tekst on olemas ka investeeringute kavas ja investeeringute kavasse on need kaks kokku pandud sellepärast, et kui esitada kuhugi mingeid projektitoetuse saamiseks taotlusi, siis on hea näidata, et mõlemale ikkagi soovitakse raha saada. Neljas punkt oli tõsta investeeringuobjektide tabelis tegevusala 8102 tervisespordiradade spordiradadeste arendamine, spordiinventari soetamine 5000 eurot Meremäe kooli õueala väljaarendamise alla. Vallavalitsus ei ole selle ettepanekuga nõus ja oma ettepanekus ta juba Meremäe kooli investeeringute summat suurendas. Viies ettepanek oli, et lasteaedade inventari ja mänguväljakute kaasajastamise 5000 eurot jagada neljaks ning tõsta siis 1250 eurot iga lasteaia eelarvesse põhitegevuse kuludesse. Vallavalitsus on selle ettepaneku osaliselt nõus. See summa jagada ainult kahe lasteaia vahel, mis on siis Obinitsa ja Värska, sest Värska ja Mikitamäe just Obinitsa ja Meremäe juba lisati investeeringute kava arutelul Meremäe kooli investeeringute juurde. Seega siis 2500 eurot tõsta Mikitamäe kooli põhitegevuskuludesse ja 2500 eurot jätta ikkagi alles Värska lasteaia investeeringute juurde. Kuues ettepanek oli Setomaa koolide inventari uuendamine 6000 eurot jagades kolmega ja tõsta 2000 eurot siis iga kooli eelarve inventari alla põhitegevustesse. Samuti vallavalitsus on osaliselt nõus jätta siiski 2000 eurot Värska gümnaasiumi investeeringutele alles, 2000 eurot siis Meremäe kooli investeeringutele juurde ja 2000 eurot siis tõsta põhitegevuse kuludesse Mikitamäe koolile. Seitsmendaks siis juhiti tähelepanu, et valla teede munitsipaliseerimine on investeeringute kavas tabelis ainult 3000 eurot ja ettepanek, et komisjon, või tähendab, see peaks olema siis arengu ja planeeringu osakonna eelarves, mitte investeeringute tabelis. Vallavalitsus selle ettepanekuga nõus ei ole, kuna avaliku sektori finantsarvestuse aruandluse juhendi paragrahv 41 lõige 1 järgi on materiaalse ja immateriaalse põhivara kapitaliseerimise alammääraks küll 5000 eurot ilma käibemaksuta, aga see ei kehti maale ja maa võetakse arvele ükskõik mis hinnas, olenemata siis sellest maksumusest. Kaheksas ettepanek oli pöörati tähelepanu asjaolule, et paljudes nendes investeeringute tabelis olevatel summadel on siis 5000 eurot ilma käibemaksuta ja vallavalitsus on seda oma muudatusettepanekus arvesse võtnud ning suurendanud siis 1000 euro võrra neid investeeringuid. Ja kolmas ettepaneku tegija oli siis majanduskomisjon tegi ettepaneku soetada generaator, vähendada siis biolagunevate jäätmete komposteerimise väljakute rajamist ja siis osaliselt leida vahendid reservfondist ja oletatav maksumus siis generaatoril olevat 15 000. Vallavalitsus on ettepanekuga nõus, et 10 000 eurot siis vähendada biolagunevate jäätmete komposteerimist väljakute rajamist ja suunata siis generaatori soetamiseks 10 000
aga 5000 osas siis mitte vähendada reservfondi, vaid kui on selge, et kui palju see generaator maksma läheb, et siis on võimalik reservfondist täiendavalt juurde jaotada raha. Need oleks siis kõik hetkel. Kas kaasettekandja tahab jätkata oma ettekannet? Jah, aga ma hakkaks sellest majanduskomisjoni poolt tehtud ettepanekust pihta, siin ei olnud nagu eriarvamusi selles osas, et seda generaatorit on vajalik toetada ja nii nagu oli vallavalitsuse poolne seisukoht ja ettepanek, et selle biolagunevate jäätmete komposteerimise arvelt saab sinna katet 10 000 ja tõesti, kui ei ole olemas veel pakkumist selgelt seda hinda, siis praegu reservfondi 5000 eurole ei ole väga mõistlik seda lipikut juurde panna ja vallavalitsusel tulenevalt siis korrast on võimalik reservfondi kasutamist tollel hetkel siis otsustada, kui see ost nagu hakkab teoks saama. Siis see, mis puudutab haridus- ja spordikomisjoni poolt tehtud ettepanekuid, siin eelarvekomisjon sellest 8 ettepanekust 3 ei käsitlenud nii-ütelda muudatusettepanekuna need, mis sealt altpoolt, kui hakkame vaatama tähelepanu juhtimiselt ja nii-ütelda siis seletuskirjas selle tekstiline muudatus, seda komisjon pidas nagu tänulikuks, et see tähelepanu juhtimine ja pöördumine on tehtud, aga me ei käsitlenud seda kui muudatusettepanek. Siis ülejäänud muudatusettepanekute poole pealt ühel juhul, mis puudutas siis seda teist, seda kajastamist nüüd hariduse ja muusikakooli ja huvitegevuse poole pealt, siis tõsi, seletuskirjas üks on tabelis nii-ütelda eraldi numbrina välja toodud ja teine on siis seal tabeli all, seal jäi küll vist see soovitus, et kuidagi neid paremini ära markeerida ja siin me nõustusime siis vallavalitsuse ettepanekuga, siis investeeringute poole pealt Meremäe siis koolimaja fassaadi rekonstrueerimise ja õueala väljaarendamise sõnastust. Siin on see praktiline küll üks asi, mis puudutas siis mittenõustumist või mittearvestamist ja teine pool on see, et kuna ta tegelikult on investeeringute kavas sama nimega ja sama tegevusega, siis me peaksime nagu muutma mitte ainult seda eelarve seletuskirjas, vaid tegelikult ka juba siis investeeringute kavas ja seda me vajadusel saame teha. Me nagunii hakkame arengukava ja koos sellega investeeringute kava siin on see siis maikuu volikogu otsus või juunikuu volikogu otsus, mis puudutab arengukava ülevaatamist, siis saab nagu selle juurde tagasi tulla. Ja rahalise poole pealt siin ei tekkinud summade või tehtud ettepanekute summade osas väga nagu küsimusi ja nii nagu tegelikult Leia ütles, et osadel juhtudel on praegu juba siis selle vallavalitsuse poolse 53 ettepanekuga need asjad ära lahendatud. Ja komisjon toetab seda, et teisel lugemise järel võiks see nii, aitäh. Kas volikogu liikmetel on küsimusi ettekandjatele?
Monika. ikkagi siis kas see huvitegevus ja muusikakool siis tuleb nüüd eraldi sinna sellesse kulude poole, et ühel pool on ühe selle tegevusala teises kohas kaks eraldi? tegevusala jääb samaks, aga nad on seletuskirjas mõlemad eraldi ära. Sellest piisab? Sellest piisab, lisaks on koos, mida siis kasutame veel täiendavalt. aitäh, kas komisjoni esimees tahab? No lihtsalt repliigina, et me käsitlesime seletuskirja. kas on veel küsimusi? Arno? komisjoni esimees puutus, aga see on natuke ebatäpne. kas meil kehtivad stopperstandardid mõnedele kohta, kui parandusettepaneku esitamise tähtaeg oli 15, siis see peaks kehtima kõikide kohta, mitte suvaliselt nagu ärkab ja siis mõistame, et no see on stopperstandardid, et ei saaks nagu arvestada komisjoni koosseisus, kui ma juhtisin sellele tähelepanu, aga teine komisjon nagu räägib, et võib-olla ühel arvamusel ei olnud see päris nii. kas meil kehtivad topeltstandardid? aitäh, komisjoni esimees. aitäh. jah, ei, tegelikult eelarvekomisjonis ei olnud eriarvamust, vaid Felixi poolt oli küsimus esitatud, et majanduskomisjon esitas mitte 15. kuupäeval, vaid 17. kuupäeval oma ettepaneku ja minu meelest sealt tuli see põhjendus ja selgitus ja noh, kui me võime muidugi talle sildi külge kleepida ja öelda, et on tegemist topeltstandardiga, aga põhjendus oli see, et valesti oli kommunikeeritud asju ja noh, me ei taha nagu selja taga need majanduskomisjoni esimehe, kuidas ütelda, selgitud nagu lassin lahkama. kas on ettekandjatele veel küsimusi? rohkem küsimusi ei ole. sina soovid, Lauri? no repliigina see, et majanduskomisjoni esimees tegelikult vaatas volikogu tööplaani, kus tõesti on volikogu tööplaanis oli ettepanekud tegevuse aeg 17. jaanuar. ja see, et kui öeldi, et 15. peab, mis oli nagu volikogu, nii et sellest tulenevalt oli nagu õhus ikkagi kaks kuupäeva, mis nagu kumbki üksteist ei tühistanud otseselt, aga. aitäh ja ma võtan endale ka väikese sõnavõttu, see, mis puudutab nüüd erinevaid muudatusettepanekuid, need tähtaegasid. et tähtajad antakse selleks, et volikogu komisjonid saaks oma tööd teha, et selleks ajaks on kõik ettepanekud laekunud. kui komisjonil tekib nii-öelda võimalus menetleda ka hilisemaid ettepanekuid, kui on see võimalus, need tuleb jälle komisjoni istungit või mida iganes, siis ma arvan, kui komisjonil on seda võimekust teha, siis selle ainult eelnõude menetlemisele kasuks, et kõik arvamused on arvestatud. lisaks sellele nii volikogu liikmetel kui komisjonidel on ka isegi täna võiks praegu esitada muudatusettepanekuid. et ma ei kutsu nüüd kurja karja, aga selles mõttes me tahaksime olla ikkagi mõistlikud, paindlikud, häid ettepanekuid arvestada ja langetada sellised otsused, mis nii-öelda vastavad vallarahva soovidele ja vajadustele ja mitte lükkama siis erinevaid ettepanekuid sellepärast täiesti kõrvale ja mitte neid arutama, et nad mingi formaalse kuupäeva pärast on natukene hilisemad. ja et ma arvan, et kui komisjoni oleks siis nii-öelda ütelnud, et see pole majanduskomisjoni ettepanek, vaid tuginedes majanduskomisjoni poolt saadetud kirjale, teeb komisjoni esimees ettepaneku neid teemasid arutada, siis oleks saanud ka vormistada teistmoodi, aga sellel ei ole, ma arvan, mingisugust mõtet. nii et ma leian, et sellist arutelu, et ei ole nüüd
tähtaegselt, sellega tekib siis see oht, et neid on raske võib-olla komisjonil arvestada ja ta ei saa neid arvestada ja kõik lähevad menetlemata. Ma ei kutsu kedagi üles hilisemaid ettepanekuid tegema, aga ma ei näe siin probleemi, aitäh. Kas on veel sõnavõttu? Felix, kas sul on sõnavõttu soov? Mul ei ole soov, ma nüüd liigina nüüd teeb väga. Selge, aitäh. Ei ole vaja. Kas on veel sõnavõttu soove? Ma tahan. Ei ole. Kas on muudatusettepanekud, mis on kirjalikult esitatud juba? Valitse ei ole. Aitäh. Kuna on laekunud terve rida ettepanekuid lugemiste vaheajal, siis me peame nende ettepanekutega kuidagi hakkama saama. Ja põhimõtteliselt on siis meil kolmel seltskonnad ettepanekuid vallavalitsuselt, haridus- ja spordikomisjonilt ja majanduskomisjonilt. Kõigepealt ma palun siia ekraanile ka vallavalitsuse ettepanekud. Kuna vallavalitsuse ettepanekud on komisjonis arutatud ja ma vaatan, on leitud siin ka eelarvekomisjoniga konsensus, et need võiks minna eelarvesse, siis mul on ettepanek hääletada tervikpaketina vallavalitsuse ettepanekuid. Kas on kellelgi vastuväiteid? Ei ole. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele vallavalitsuse ettepanekud, mis on ka ekraanile kuvatud, kes on nende ettepanekute poolt, palun anda käe märku. Kõik olid. Kõik poolt vallavalitsuse ettepanekud on lisatud eelarvemäärusse. Järgmisena haridus- ja spordikomisjoni ettepanekud, et nende menetlemine on natukene keerukas, siin võib välja tuua siis 8 ettepanekut ja ma võtaks neid algusest peale, et ma ei saaks neid panna tervikuna hääletusele, kuna siin on tekkinud vastuolud. Esimene ettepanek, mis puudutab nii-öelda neid toetusfondi sihtotstarbelisust. Sellega oli meil see lugu, et vallavalitsuse ettepanekuga on sisuliselt see asi parandatud seletuskirjas ja sellise sõnastusel kujul ei saa seda käsitleda ka muudatusettepanekuna, seda ma hääletamisele ei paneks. Liiga. Veiva. Teine sõnastatud ettepanek, see, mis puudutab siis jälle seletuskirjas ja erinevaid tunnuskoode. Sisulises mõttes nagu vallavalitsus ei ole sellisel kujul muutmisega nõus olnud, samamoodi pole ka eelarvekomisjon selle ettepaneku sisulise poolega nõus olnud ja sellega pole praegusel hetkel arvestatud. Kas komisjonil on nõue, et panen selle hääletusele või olete valmis nii-öelda sellest muudatusettepanekust loobuma? See on täpselt küsimus, kui see kood on Riigikogu täitmist, siis ei saagi. Ja sellest oli juttu. Piirika, nõuad hääletamist? Ei nõua, see muudatus tuleb tagasi võetud. Kolmas muudatusettepanek puudutab siis jällegi investeeringute sõnastust. Sellest oli ka juttu, et see on seotud ka investeeringute kavaga, nii vallavalitsuse kui komisjoni poolt on ettepanek sellega mitte arvestada. Mina seda arvestada tulevikus. Mina seda hääletusele paneks. Viiviku, kas sa nõuad hääletuse panekut?
ei nõua, sellega on ettepanek hetkel tagasi võetud, aga tuleb päevakorda arengukava koostamine. Mis oli kolmas asi, jah? Neljas puudutab jällegi investeeringuobjektide teemat, et siin on täpsustused erinevad ja siin on, see on enam-vähem nagu seotud sama asjaga ja siin oli ka, et vallavalitsus ei olnud nõus ja ka komisjon ei olnud nõus. Küsimus komisjoni, siis haridus- ja spordikomisjoni esimees Liivika, kas nõuad selle ettepaneku hääletamist? Siin on tõstetud. Jah, see on. Ja mis on eelarvekomisjoni esimehe kommentaar? Tegelikult on ju Neljas. Vallavalitsuse ettepanekuga on suurendatud, aga sellist vangerdust toimunud ei ole. tegelikult sisuliselt on arvestatud, aga teistmoodi. Liivika, nõuad sa selle hääletamist võtta? Aitäh, siis on need. Viies ettepanek. Lasteaeda inventari ja mänguväljakute kaasajastamise teemad ja alampiirid. Ma saan aru, et praegu on juba meil see alampiiri number arvestatud valitsuse ettepanekutega. Seetõttu no viiendat ettepanekut ja neid rahajaotusi erinevate lasteaedade vahel hääletusele ei paneks. Liivika? Ei nõua hääletada. Selge, lähme edasi kuuenda ettepaneku juurde. Kuues ettepanek puudutab siis vallateede munitsipaliseerimise teemat. Kuidas? Ei, vabandust, ei ole jah. Koolide investeeringute teemat ja sellega on sisuliselt arvestatud. Et seetõttu ma seda ka hääletusele ei paneks enam. On nii korrektne, Liivika? Edasi seitsmes ettepanek, mis puudutab siis vallateede munitsipaliseerimist ja nii-öelda seda miinimumsummat, millega kapitaliseeritakse vara. Ja sellest oli ka jutt, et maa puhul ei olene summa suurusest ja seda ei saa ka väga käsitleda muudatusettepanekuna. Et siin on nagu informatsiooni arvutus, seda ma hääletusele panna ei saaks. Ja kaheksas ettepanek räägib jälle samast põhivara arvelevõtmise piirmääradest. Siin on ka siis valitsus oma ettepanekud teinud ja meil on ka sisse hääletanud, et läksid 6000 peale osalt. Ja kuna ta siin otseselt sõnastatud muudatusettepanekuna ei ole, siis sisuliselt on arvestatud, aga me ei seda ei hääleta. Sellega on haridus- ja spordikomisjoni ettepanekud lõppenud. Majanduskomisjoni ettepanekutega nüüd, kui ma õigesti aru saan, siis komisjonidel natukene kommenteerida, et praegusel juhul kõik need ettepanekud on menetletud ja sisuliselt ollakse nendega nõus ja valitsuse ettepanekutega on ka vastavad muudatused eelarvesse sisse viidud ja volikogu poolt juba hääletatud. Et mistõttu siin enam hääletada midagi ei saagi, kui ehk siis seda, et nüüd reservfondiks muudatusi teha, aga mis on nii-öelda komisjoni esimehe seisukoht, et me ilmselt siin hääletust tegema ei hakka, muidugi arvestavad sellega. Ma ei pea nagu väga mõistlikuks, et reservfondile paneme nagu nii-öelda mingisuguse väga konkreetse summalise lipiku juurde, kui see asi tegelikult võib-olla maksab 17 000 eurot või võib-olla maksab 13 000 eurot.
majanduskomisjoni esimeest ei ole, aseesimees on meil Oleg, et kas sa nõuad nüüd nii-öelda tegelikult selles osas hääletust? Ei nõua, sellega on kõik muudatusettepanekud läbi vaadatud ja saame minna Setomaa valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmisele. Lugupeetud volikogu, vabandust, ei saa veel minna. Et tegelikult on need muudatusettepanekud läbi vaadatud. Sõnavõtt olid ka, aga ei olegi, ikka saab minna lõpphääletusele. Et panen lõpphääletusele Setomaa vallavolikogu määruse Setomaa valla 2020. aasta eelarve. Kes on selle otsuse poolt, palun käega märku anda. 12 poolt, kes on vastu? 1 on vastu, kes on erapooletu? 1 on erapooletu, sellega on Setomaa vallavolikogu 2020. aasta eelarve vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Setomaa vallavolikogu 30.10.2017 määruse number 1 vallavolikogu liikmetele tasude hüvituse maksmine kord muutmine, kuna see on tulnud Üllar Saare poolt ja komisjon on ka sama komisjonidest Üllar Saare osale, et kuna aitäh, tegelikult olen mina komisjoni esimehena komisjoni poolse eelnõu esitaja ja allkirjastaja ja kuna siis volikogu ainupädevusse kuulub volikogu liikmete volikogu tööst osavõttu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitiste suuruste ja maksmise korra kehtestamine, siis tulenevalt sellest on siis ettepanek muuta määrust ja muuta määruses siis paragrahv 4, mis puudutab komisjoni esimehele makstavat tasu ja seal on siis muudetud numbrilist suurust, varem oli seal 150 eurot kalendrikuus ja komisjoni esimehele makstakse lisaks komisjoni tööst osavõtu eest tasu, varem oli ka 50 ja ka 55, nüüd kokku tegelikult on siis 10 eurot suurenemine, juhul kui toimuvad komisjoni koosolekud ka igal kalendrikuul komisjoni esimest. Volikogu liikmetele makstav tasu on täpselt siis sama suurusjärgu võrra 100 euro asemel istungi eest 105 eurot ja komisjoni liikmetele siis makstav komisjoni tööst osavõtu eest tasu on siis 55 sendis ja 50. Need on need kehtivasse määrusse tehtavad muudatused ja kuna eelarve on vastu võetud, siis eelarves on nende summadega juba arvestatud ja ettepanek on määruse muutmine vastu võtta. Aitäh, kas volikogu liikmetel on küsimusi ettekandjale? Eeriks võimalus küsida. Aitäh, küsimusi ei ole, kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove, muudatusettepanekuid? Ei ole, lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu määruse Setomaa vallavolikogu 30.10.2017 määruse number 1 vallavolikogu liikmete tasu ja hüvitise maksmise kord muutmine. Kes on selle määruse poolt, on käega märku anda? Arnold, ma ei näe kätt. Ei olegi, jah? Palju nüüd on, 13 poolt. Kes on vastu? Vastu ei ole. Kes on erapooletud? 1 on erapooletu, sellega on määrus vastu võetud.
järgmine päevakorrapunkt Piktera 13 ja Piktera 52 detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Ettekandeks sõna Erki Aavasele. Tere päevast kõigile! Piktera 33 ja Piktera 52 asuvad siis Värska alevikus, kahel pool riigimaanteed ja on Värska Vesi aktsiaseltsi omanduses ja nad on esitanud siis avalduse, et soovivad siin algatada detailplaneeringu algatamise eelnevalt oleme koostanud hinnangu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta ja küsinud arvamust Keskkonnaametilt, Maanteeametilt ja Rahandusministeeriumilt ja nende arvamuste põhjal ja eelhinnangust tulenevalt on leitud siis, et detailplaneeringu juurde keskkonnamõju strateegilist hindamist ei ole vaja algatada. Piktera 33 alal soovitakse moodustada elamukrundid. Praegu asub seal rekonstrueeritav saun, sinna kõrvale tahetakse veel 2 elamumaad planeerida. Kuna hetkel on maa sihtotstarve sotsiaalmaa alaliigiga üldkasutatav maa, siis elamukruntide moodustamise puhul on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Ja Piktera 52 peal soovitakse planeerida autokaravanide parklat ja jätta siis haljasala, nagu on praegu ka. Siis on erinevad piirangud siin Piktera 33 peale ulatuvad ka ehituskeeluvööndi piirangud ja elamud on planeeritud siis väljaspoole ehituskeeluvööndit. Siis on ka Piktera 52 asub üks looduskaitsealune harilik käokuld, mille säilitamiseks on vaja meetmed siis võtta, et neid ei häiritaks ega kahjustataks. Ja siis ongi ettepanek, et kõigest eeltoodust tulenevalt võtta ja algatada siis detailplaneering Värska alevikus Piktera 33 ja Piktera 52 maal ja selle vahel asuval siis riigimaanteel. Uusi maasõite muidugi ei planeerita seal, et selles mõttes on ta nagu on praegu olemasolevate maasõitudega arvestatakse. Ja mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist. Ning Setomaa vallavalitsusel teha siis seadusest tulenevad toimingud, väljastada lähteseisukohad, eskiislahenduse avalik arutelu korraldada ja teatada siis detailplaneeringu algatamisest ja strateegilise keskkonnamõju mittealgatamisest ajalehtedes, ametlikes teadaannetes. Aitäh! Aitäh! Kaasettekandeks sõna Olli Rööpon. Aitäh! Arendus- ja planeeringukomisjon on teemaga tutvunud ja meie poolt on ettepanek, et võtta otsus eelnõu vastu otsusel. Aitäh! Kas on volikogu liikmetel küsimusi ettekandjatele? Oleg. Vabandust, ma vist ei kuulnud, et mis hoone 52 oli? Kuidas? Praegust, mis hoone tuli number 52? Pikk 52 asub elamu praegu, vana elamu, aga sinna ei tule uusi elamukrunte, ainult ühel poole teed. Kas on veel küsimusi? Viivikas on küsimusi. Arno, sul on küsimus? Ei ole.
sõnavõtusoove, muudatusettepanekuid? Ei näe. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse Pikk-Tänav 33 ja Pikk-Tänav 52 detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatavate jätmine. Kes on selle otsuse poolt, on käärmärk panna. Kõik 14 poolt, vastu erapooletud alla ei saa, sellega otsus vastu öeldud. Ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine ettekandeks sõna Erik. Eelnõuga on teie ette toodud siis erinevates asukohtades Setomaa vallas peremehetud ehitised, mille peremehetuse tuvastamine algatati oktoobrikuus vallavalitsuses. Ametlikult teadaannetes on avaldatud teade samuti maakonnalehes ja teadete kohta ei ole mingisuguseid vastuväiteid ega dokumente esitatud ja seega teengi ettepaneku, et lugeda tuvastatuks järgmised ehitised. Põltsu külas Sillatänav 19 asuvad elamu ja kõrvalhoone, Saaborda külas Ojanurme maaüksusel asuv elamu ja Litvina külas Tähti maaüksusel asuv elamu. Ja võttapunktis 1 nimetatud ehitisega arvele Setomaa valla omandina. Aitäh! Aitäh! Kaasettenandeks sõna Olli Velkoja. Aitäh! Arendus- ja planeeringukomisjon on läbi vaadanud ja teeb ettepaneku heaks kiita. Aitäh! Kas volikogu liikmetel on ettekandjatele küsimusi? Arno? Varematel volikogu istungil on võetud ka neid ehitisi valla omandis. Mis on edasi juhtud? Kaugel nendega on midagi edasi käinud? Jaa, edasi on see, et Arno, ma katkestaks sinu küsimusele, see ei ole praegu või puuduta antud päevakorrapunkti otseselt, et ma siis ma tean, kas võtan vastu ja tõstan kätt või tõstan. ja selge, see on sinu jaoks oluline, okei. Kas on keegi oskab vastata? Ma ei saa ju kätt tõsta, sellepärast kui võetakse niisama, ma ei tea, mis nendega pärast juhtub. Lugupeetud volikogu küsimus. Näiteks, mis on juhtunud Venemaa garaažidega, kogu aeg tõstame kätt, võtame vastu, mis edasi juhtub? Arno, see on sõnavõtusoov. ma võin seda öelda, et selle otsuse vastuvõtmisega ei ole veel menetlus lõppenud. Sellega see alles algab. Edasi saame taotleda selle ehitise juurde maa munitsipaalomandisse ja taotlusega peame pöörduma Maa-ameti poole ja seejärel see registreeritakse maakatastris, kui meie taotlus rahuldatakse, mille järgi saab alles kinnistusse asi esitada, mis võtab ka 2 kuud aega, nii et nende menetlemisega läheb veel aega, enne kui see kinnistusse saab nagu kinnistuma valla omandisse. Seejärel me saame hakata juba tegema lähtuvalt vajadusest, kas siis müüki või hoonestusõigusi seada või mis on konkreetse asja puhul nagu mõelda. Aitäh! Aitäh, kas on veel küsimusi? Ei ole. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove? Arno, rohkem sõnavõtusoove ei ole. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse ehitiste peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine. Kes on selle otsuse poolt, on käärmärk panna. Kõik poolt, vastu erapooletuid ei ole, 14 häälega otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt valida otsus Setomaa vallavolikogu 28, 11, 2019 otsus number 47 Setomaa valla omandis oleva kinnistu jagamine ja võõrandamine kohta, samuti Setomaa vallavolikogu 28, 11, 2019 otsus number 47 Setomaa valla omandis oleva kinnistu jagamine ja võõrandamine täiendamine, et antud päevakorrapunkt siis puudutab eelmise aasta lõpus meie poolt vastu võetud otsust valla omandis oleva kinnisvara võõrandamise kohta. Kuna siin menetluse käigus on tekkinud palju arvamusi, et siis volikogule on esitatud ka 3 otsuse eelnõu või võiks käsitleda nii-öelda muudatusettepanekut, mis osad on välistavad.
kui me asume seda ettekandjad hakkavad menetlema, siis ma palun kõigil menetleda neid kõike kolme temaatikat ühes paketis ehk nad kõik puudutavad ühte sama asja. Seetõttu on kõigepealt ettekandjaks sõna Martin Sulgile. Teie ees on siis kolm eelnõud, mis käsitlevad siis 47. volikogu otsust novembrikuust, mis oli seotud siis Matsalu külakeskuse hoone võõrandamisega. Et selle peale on esitanud siis MTÜ Matsalu külakeskus vaide, kus ta väidab, et müük ei ole põhjendatud ja soovib tühistada volikogu otsust. Antud mõlemad osapooled siis nii ostja kui ka vaide esitaja käisid arenguplaneeringu komisjonis neid nii-öelda seisukohtasid avaldamas ning komisjonist siis, kui ma ei eksi, hääletusega 4-3 leiti, et vaide tuleks rahuldada ning seetõttu sündis ka komisjoni sellekohane vaide otsus. Vallavalitsus leidis, et vaie ei tuleks rahuldada ning tegi omapoolse eelnõu, omapoolse ettepaneku. Tegemist on sisuliselt kompromissettepanekuga ehk et vallavalitsuse seisukoht on, et vaiet ei tohiks rahuldada, aga samas, et tulla vastu kõikidele osapooltele ja huvitatud isikutele, siis ja nii konsulteerides notariga, siis vallavalitsus leidis, et kõige parem lahendus on ka see, et me seda võõrandamise otsust täiendaksime punktidega, kus valla kasutus seatakse siis kasutusvaldus, selle teise korruse, sinna juurde nii-öelda pääsuteega ja esimese korrusel oleva tualettruumiga. Oleks kui kompaktne lahendus ja vald siis sellekohane nii-öelda märge läheb kinnistusraamatusse ning vallal on ka õigus siis edasi rentida küla huve esindavale MTÜ-le. Kindlasti te kõik teate, olete projektiga kursis ja seotud, et MTÜ-l on palju lihtsam sinna vahendeid taotleda erinevatest projektidest, programmidest, et see katusalune nii-öelda välja ehitada endale sobivaks ruumiks. Aitäh! Kaasetteandeks sõna Valja Kõigepoja. Aitäh! Nagu siin teate, oli see vaie väga pikalt arutuses komisjonis, üle 2 tunni arutasime, vaieldi kõvasti, kohal oli nii vaide esitaja Alex Kõir esimene oma esindajaga kui Ahti Pariagi, kes esitasid kõik oma nägemuse sellest külakeskusest ja küla edasist arendust ja lõpuks toimus hääletus ja hääletus oli selline, et selle tähendab, et mitte tühistada vaiet oli siis praktiliselt poole peale oli 4 inimest. Tühistada vaiet oli 3 inimest ja 1 oli erapooletu, seega praktiliselt poolest.
järgmine päev oli meil eesseisus, kus oli vallavalitsus esitanud oma uue eelnõu, mis praegu on seal üleval, ehk maja müük koos kitseldusega, mis on notariaalselt kinnitatud ja uus omanik lubab tegeleda külal oma asju esitasin ja siis tuli välja veel, et 5. detsembril on toimunud veel üks küla koosolek, ta ei ole koosolek, aga ta on pärast pandud kirja protokollina, kus oli ka mingi 7 või rohkem inimesi ja seal kaalutati selle hoone müümise tagajärg. Tänu sellele tuli välja see, aga see on teinud Kaati Karjagi protokollina ja siis nagu meile selle esitan ja emaili teel saatsin need 2 selle eelnõu ja selle protokolli laiali kõigile komisjoni liikmetele ja kõik vastasid ja ma ei tea, kas see nüüd on ametlik või mitte, aga seal oli niimoodi, et 1 oli täitsa vastu, 2 oli erapooletud ja 5 olid nõus selle 3. variantiga. Nii et hääletus on vaba praktiliselt, aga paneme selle otsuse volikokku hääletamist. Aitäh! Ja nagu Felix nõudis, et komisjoni seisukoha protokolliline seisukoht oli vaie rahuldada 4-3 häälega. See oli esialgne koosoleku seisukoht. Aitäh! Kas volikogu liikmetel on küsimusi ettekandjatele? Küsimusi ei ole, aitäh ettekandjad. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoovi, arvamusi, ettepanekuid? Ardo on õigesti. Vaid rahuldama, siin loed valla 2 koos võimalusega see edasi rentida. Kas siis sellel rentnikul tekib võimalus ja mis ta renti küsib seda enam ei tea mitte keegi, kes see küla enam jõuabki maksta, need paluks ikka vaja rahuldama. Aitäh! Kas on veel sõnavõtusoove? Raul? Siin täpselt see jääb vallale, et see kasutus jääb teine korrus kasutusvaldus valla kasuks ja vald saab seda edasi anda kas siis sellele MTÜ-le või hoopis ise vald veel lahendab seal seda edasi, nii et võib-olla nagu arvustused valesti nad ka aru. Tuletan meelde, seal on küsimuste voor läbi, praegu on sõnavõtuvoorud, et ei pea vastama küsimustele. Aga saab täpsustada oma sõnavõtudes. On veel küsimusi või tähendab sõnavõtusoove? Oleg, sul käsi püsti või jõudnud? Sõnavõtusoove rohkem ei ole. Lugupeetud volikogu, edasine menetlus on suhteliselt ühtepidi keerukas, aga teistpidi ka väga lihtne jälle. Et kõigepealt ma panen hääletusele arenguplaneeringukomisjoni ettepaneku, mis ütleb, et rahuldada mitte Sulutnuse Ründmatsuri külakeskus vaie, ehk see tähendab tunnistada kehtetuks volikogu poolt vastu võetud eelnõu, nii nagu oli komisjoni ettepanek. Selle järel ma panen hääletusele vallavalitsuse poolse ettepaneku, aga võib-olla ei pane ka, sellepärast, et sõltub sellest hääletust tulemusest juba, et ma ei saa 11 välistavaid otsuseid hääletusele panna. Ja siis küsimus, kas me jõuame selle nii-öelda kompromissettepanekuni, see sõltub kõik eelnevatest hääletustest. Et hakkame siis nende hääletustega pihta ja kõigepealt läheb volikogule otsustamiseks eelnõu, mis räägib, nagu ma ütlesin, sellest, et rahuldada Mitte-Tulundusliikmatsuri külakeskus vaie ja tunnistada kehtetuks meie eelnev otsus. Lugupeetud volikogu, kes on selle otsuse poolt, palun käega märku anda. 2 poolt, kes on vastu? 9 vastu, seega see otsus toetust ei leidnud.
järgmisena panen hääletusele, ma küsingi vabandust. Tühistan hääletustulemuse, selles mõttes mul jäi küsimata, kes on erapooletud, 3 erapooletut. Sellega jätkuvalt on see otsus tagasi lükatud. Panen hääletusele järgmise otsuse, mis puudutab siis vaide rahuldamata jätmist. Ehk me peame seda hääletama sellepärast, et volikogu peab mingisuguse otsuse selles vaide osas võtma ja kui me eelmise otsusega ei rahuldanud vaiet, siis õigemini me ei võtnud seda otsust vastu. See tähendab seda, et mingit vastust me ei ole justkui andnud. Ehk me peame nüüd selle otsusega fikseerima otsusena, sest see mitte vastuvõetud otsus läheb kuskile kirja. Ehk järgnevalt panen hääletusele otsuse jätta mittetulundusühing Matsuri külakeskus 17.12.2019 esitatud vaie täies mahus rahuldamata. Kes on selle otsuse poolt, on käega märku anda. Üheksa poolt, kes on vastu? 2 on vastu, kes on erapooletud? 3 on erapooletud, sellega on otsus vastu võetud. Ja lugupeetud volikogu, kuna oli arutatud ka, et tegelikult mingis osas võiks selle vaidega arvestada ja sellise kompromissina leitud, et võiks kasutusvaldust seada, siis panen hääletusele ka vallavalitsuse ettepaneku, et täiendada siis Setomaa vallavolikogu 28.11.2019 otsust number 47 selliselt, et kasutusvaldus hõlmab esimese korruse tualettruume ja pääsu teisele korrusele ning hoone teise korruse kasutamist. Ja see jääb vallale ja vald saab siis edaspidi otsustada selle kasutuse, kas MTÜ-d, nad on erinevad variandid, sõltuvalt sellest, milline on kohalik olukord. Helle, kas näiteks selle otsuse pealkirja? Nii, lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse, Setomaa vallavolikogu 28.11.2019 otsuse number 47, Setomaa valla omandis oleva kinnistu jagamine ja võõrandamine, täiendamine. Kes on selle otsuse poolt, on käega märku pannud? Kümme poolt, kes on vastu? Vastu ei ole, kes on erapooletud? 3 Arno. 4 erapooletud. Jah, sobib küll, 14 napib. Sellega on otsus vastu võetud. Ja päevakorrapunkti menetlemine lõppenud. Edasi on avaldused kirjad, kas volikogu liikmetel on eelnõusid, avaldusi, sõnavõtusoove, õnnitlusi. Ei näe. Lugupeetud volikogu, järgmine istung. Võiks meil toimuda veebruaris ja 27. veebruaril. Kas siin mingi vastuväiteid ei ole kuulda? Vastavalt sellele ka eesseisus toimuks reede 21. aga võib-olla on vist mingeid üritusi, et vaatame selle eesseis aeg on kehvakene praegu, aga ma vaatame selle üle jooksvalt. Et siis on meil aktused ja ilmselt see muutub mingiks muuks. Et mina praegu hetkel ei ütle. Ja Helle, kas uus tööplaan on Ampras üleval?
et ja koduleheküljele ka, et vaadake siis seda tööplaani seletust. Et kell on 16:23 ja volikogu istung lõppenud, aitäh tulemast!